tere! Minu jõulueelsed tegemised on natuke teistsugused see aasta, sest ma otsustasin ronida Kilimanjaro tippu. Mis tähendab seda, et viimased 7 päeva olen ma veetnud telgis, kõndinud 90 kilomeetrit. Ja eile oli siis päev, kus oli vaja teha viimane pingutus tippu. Mis aga plaan oli saata video tipust. Ma jõudsin küll 5700 meetrini, aga siis läks asi eluliselt ohtlikuks. Kui eelnevad 7 päeva ei olnud mul ühtegi kõrgusega seotud sümptomid, siis tipupäeval tulid kõik sümptomid 5400 meetri pealt. Ja ma ei suutnud enam rääkida ega püsti tõusta ega värve näha. Ja ma teadsin, et viimased 100 meetrit on võib-olla viimased 100 meetrit, mis ma üldse kunagi ronin, nii et minu esialgne plaan saata jõulutervitust Kilimanjaro tipust ei õnnestunud, aga õnn on selles, et ma olen nüüd tagasi elu tervise juures ja ma olen väga ilusas vihmametsas teel alla, tagasi hapnikku ja iga hingetõmbega ma tunnen, kuidas mu keha ärkab uuesti ellu. Ja ma olen selle üle väga tänulik. Ja võib-olla ma saan natuke paremini aru, kui hull on praegune käiv pandeemia ja mida see inimestega teeb. Nii et ma omalt poolt soovin kõigile väga tervet ja rahulikku jõuluaega ja väga hapnikurikast jõuluaega.